asi on nagu sammudes, et mida mina aasta lõpus vaatan, on see, et kas ma olen ülesmäge liikunud, et võib-olla siis minu kõige suurem saavutus on see, et juba varsti mingi 1000 päeva ma ei ole pidanud vaatama päevale niimoodi, et täna ma läksin tagasi. Ma olen iga päevaga teinud ühe sammu edasi, natukene liikunud, midagi mõelnud, midagi kirjutanud, saanud paremaks ja nagu arenenud, et ma elan pigem jah sellisel skaalal. Aga küsin ka nagu seda, et minu jaoks sa oled tegelikult koomikuna nagu juba päris palju saavutanud. Sa oled siin skeenes nagu pikka aega olnud. Aga ma olen sama kaua olnud kui skeene olnud selles mõttes küll. Täpselt. Aga mis ma küsin tahan on see, et millised nagu sinu sellised eesmärgid või siis nii-öelda pigem millised nagu saavutusi sa pead nagu väga nagu tähtsaks, midagi nagu suurt võib-olla, mida sa saavutanud oled ja millised on nagu järgmised eesmärgid, mida sa veel saavutad või sa pigem nagu ei mõtle selle, sa lähed step by step liigud edasi ja püüad aina paremaks saada? Jah, ma arvan, et ma ei ole midagi saavutanud. Võib-olla Eesti mõttes selles mõttes see on lahe, mulle meeldib, et mul õnnestus aastavahetuse teleprogrammis olla, et see on selline äge nagu, ja mitte nagu mingi vaid reaalselt oma bitt lõikamata pandi otse eetrisse, on ju. Et see on võib-olla selles mõttes lahe, kuna see on selline Eesti huumori nagu kogunemise õhtu ja et ikkagi Rahvusringhääling otsustas, et nende programmis täiesti okeil kellaajal, me olime kas enne või pärast Tujurikkujat, et see oli päris lahe. Aga jah, ma väga ei vaata niimoodi asju, ma pigem vaatan nagu, et mis tunne on ja kuhu siis sealt nagu edasi, et ma arvan, minu kõige suurem saavutus on see, et ma olen juba mitu aastat nagu tööd tehes rahul ja õnnelik, et jah, või ma ei tea, Netflixi spetsialit tahaks, aga samas see on juba nii palju devalveerunud, et ma ei kujuta ette, mis see 10 aasta pärast on see miski, mis siis nagu on, aga ja ma arvan, et mu eesmärk on jääda selle juurde, et kui mul õnnestub elukutselise stand-up edasi teha, siis ma olen üli nagu rahul, aga ma niimoodi nagu ei oska, et ma selles mõttes mõtlen võib-olla natukene nagu ebatraditsiooniliselt, aga ma ei oska ja mingeid asju nagu, ma ei tea, kõik Eesti suuremad teatrisaalid oma show'ga välja müünud, tegelikult nagu lahe, aga mina vaatan nii, et tollel aastal oli tollele tuurile seal linnas nii palju inimesi huviline ja see oli ainuke saal, kuhu nad nagu mahtusid, et see, kui algus oli küll, ikka vanemuis siis käis võtsi jala värisema, et sissand, kui hull nagu, aga nüüd see on töövahend ja mul on selles mõttes võib-olla väga igav lähenemine, et ma vaatan seda mõnes mõttes, töö on töö ja töö on, kõigil on mingi töö on ju ja minu oma on nagu selline ja lisaks ma arvan, et see teeb nagu võib-olla laisaks või ülbeks, et mulle meeldib aasta lõpus nagu vaadata, mis ma nagu tegin, aga nii-öelda minu lähenemine on siis, see ei ole kindlasti mulle originaalne, kusjuures tänasel päeval võib-olla väga sobilik, sest täna on ju Kobe surma aastapäev, on ju, ja et see Mamba mentality on selles mõttes võrdlemisi nagu lähedane just minu mõtetele see, et see asi on nagu sammudes, et mida mina aasta lõpus vaatan, on see, et kas ma olen ülesmäge liikunud, et võib-olla siis minu kõige suurem saavutus on see, et juba varsti mingi 1000 päeva ma ei ole pidanud vaatama päevale niimoodi, et täna ma läksin tagasi. Ma olen iga päevaga teinud ühe sammu edasi, natukene liikunud, midagi mõelnud, midagi kirjutanud, saanud paremaks ja nagu arenenud, et ma elan pigem jah sellisel skaalal, nagu mõtlen, kui veel midagi mingiks saavutuseks. Me oleme kuskil mingis ruumis müüsime rohkem kui Tanel Padar mingi paar päeva varem, see oli lahe.
Eesti maailma suurima Eesti maja publikurekord on minu käes. Melbourne'is on vist maailma suurim Eesti maja ja nad tookord ütlesid mulle küll, et see oli publikurekord. No, kui ma sinna läksin, see tädi ütles mulle, ma läksin tegelikult nagu ühele sõbrannale nii-öelda külla ja ta just abiellus ja sai lapse ja siis läksime nagu nii-öelda katsikutele värki ja siis mõtlesin, et teen Eesti majas ühe show eestlastele, et äkki ikka midagi. Ootasime, tädi ütles, ega siin üle 30 meil ei käi kunagi, et see on hea. Meil tuli mingi sott 50. No. Panime hommikuni tina seal Eesti majas, jumala lahe oli nagu. Ja ei, seal oli lõpuks asi läks veel nii kaugel, et seal oli mingi hetk küsisin, et seal pakkusid mingid jook, küsisin, kui laget viskit ei ole. Sest ei ole, aga lähme poest toome, neil oli oma nagu baar, aga mulle lubati, et esine muidugi too nagu oma jook. Ja siis 10 minutit hiljem toodi siis üks mingisugune siuke pudel, kus oli, see oli mingisugune, mingi single malt, mingi päris asjalik, ma ei ole selliste kvaliteetviskide jooja, aga mingi päris asjalik pudel. Ja et see oli siis ühe mingisuguse vana eestlase, kes oli paar aastat tagasi nagu lahkunud, kes elas seal, kes ajas seda Eesti maja asja, see oli temast nagu jäänud pudel ja nad ei osanud sellega midagi peale hakata ja siis nad tundsid, et võt, teate, tehke lahti poisid, no. Ja see oli võib-olla selline, et päris nagu lahe, aga et pigem need on jah siuksed väiksemad asjad, aga ma ei usu, et ma olen midagi veel selles mõttes saavutanud, et jah, minu saavutus ongi see, et mul on õnnestunud hakata elukutseliseks stand-upiks, et ma saan päriselt seda teha, luua ja kirjutada ja ma loodan, et saavutused on veel ees, et ma ise vaatan seda küll nii, et ma olen väga alguses, mul alles hakkab vaikselt välja tulema, mul vaikselt hakkab tekkima mingisugune nagu nii-öelda isiksus stand-upi kontekstis ja ma loodan, et see areng nagu seisma ei jää.